Täna ma räägin natukene taastava põllumajanduse portsjonkarjatamisest ja nendest põhipunktidest ja erinevusest, millele peab tähelepanu pöörama. Et kui me oleme harjunud karjatamise puhul rääkimisest sellest, et rohu liiga pikaks või liiga kõrgeks kasvamine on raiskamine ja loomad peavad kindlasti minema karjamaale, kui rohu ideaalne pikkus on seal 25 sentimeetrit. Siis taastavas põllumajanduses vaadatakse seda pilti veidi laiemalt ja lähtutakse mitte ainult looma heaolust ja selle rohu toiteväärtusest, vaid ka pikemaajaliselt keskkonna heaolust. Ja sealhulgas vaatame ka seda, et see, et loom saaks oma toitainet kätte, ei tähenda seda, et see rohi peaks olema väga noor. Kui me vaatame seda konkreetset rohumat, siis siin on näha nagu enam-vähem ideaalne variant sellest, millest taastav põllumajandus räägib. Ehk siis selleks, et muld säiliks hea ja mulla viljakus paraneks, peab olema mitte rohkem kui 50% karjatatud pinnast söödud. Ehk siis 50% peaks olema tegelikult maha tallatud ja sealhulgas siis osaliselt püsti jäänud. Et siin on see enam-vähem ideaalselt nagu näha. Selleks, et sellist tulemust saavutada, peavad olema portsjonid suhteliselt väiksed ja loomade arv suur. Mida rohkem on loomi, seda efektiivsem ja parem tulemus on, et väga väikse loomagrupiga peavad lihtsalt portsjonid olema väga väikesed. Ja kui me vaatame kõrvale, nüüd on see koppel, kuhu nad järgmiseks lähevad, siis üldiselt on jälle see teema, et see on ju ülekasvanud ja vana. Aga taastavas põllumajandus ongi see, et ei ole sellist kindlat tsüklit, kus on kogu aeg, et on täpne päevade arv või täpne rohukasvu kõrgus, vaid erinevatel aastatel peab jälgima nagu seda looduse rütmi ja arvestama ka seda, mida taim vajab. Et taim vajab aeg-ajalt oma potentsiaali väljendamiseks veidi vanemat kasvufaasi. Ja samas me saame portsjonkarjatamisega tagada siiski selle, et me saame ka ta ära karjatada ja loomade tootlikkus säilib. Taastava karjatamise puhul on hästi oluline kinni pidada rohumaade puhkeaegadest, ehk siis sellest hetkest, kus kari läheb rohumaalt ära, arvestatakse siis puhkeaega. Puhkeajad rohumaal sõltuvad sellest, milline on aastaaeg, kas on kevad, sügis või suvi, kesksuvi, ja sõltub ka sellest, et kas meil on põuased tingimused või sajab rohkesti vihma. Et üldjuhul kevade poole on puhkeajad alati lühemad, et mai-juuni on 21 päeva, juuli-august 35-37 päeva ja edasi siis veel pikem ehk 45 päeva kuni 60 päeva. Ja taastava karjatamise puhul näiteks minu nendel portsjonitel me oleme saanud erinevatel aastatel karjatada kas 4 või 5 karjatamisringi. Ja suuresti sõltub sellest, et millal algab kevadel esimene ring ja millal tuleb lumi maha. Et üldjuhul ollakse harjunud, et karjatamisperiood Eestis lõpeb oktoobris, aga kui rakendada siis portsjonkarjatamist, siis see nii ei ole. Et tegelikult sellisel viisil jätkub sööta karjatada ka novembrisse ja detsembrisse, juhul kui lumi maha ei tule. Mis siis nagu toimub tegelikult, kui loomad lasta sellise tavapõllumajanduses mõistes nagu kõrge ja ülekasvanud rohu sisse? Et tegelikult toimub see, et loomad saavad, kui neid portsjon karjatatakse, ehk siis kui nad on lühikest aega kitsal alal, siis selle tegevusega sa tegelikult õpetad neid sööma igasugust rohtu. Ja taime, kui ta juba õisiku on loonud, siis seal on nagu mõneti toitaine energiat rohkemgi, kuigi loomale see alati ei pruugi maitseda. Et see on alati küsimus sellest, et nagu võrdluseks, et mis on, kuidas lapsed söövad, kas nad armastavad brokolit või jäätist. Aga me teeme vastusteks, aga kumb on lõpuks tervislikum. Et sama on nagu lehmadega. Et muidugi nemad tahaksid süüa kogu aeg seda 5-10 sentimeetrit värsket noort rohtu, aga kui sa õpetad neid sööma ka vanemat rohtu ja täiskasvanumat rohtu ja just nimelt erinevaid liike, siis tegelikult sellest sünnib pigem tema tervisele ja juurdekasvule isegi kasu. Pluss, mis on kõige olulisem, on see, et sellise suure rohu karjatamise puhul toimubki see, et pool sellest tambitakse maha ja see jääb nagu mulčina maha ja hoiab siis seda järgneva suve jooksul seda niiskust ja seob paremini süsinikku ja 50% siis süüakse ära. Ehk siis tegelikult mingisugust sellist nagu raiskamist ei toimu, ehk siis maha tallatud rohi ei ole mitte raiskamine, vaid mulla parandamine. Ja see sama maha tallatud rohi ei takista tegelikult järgneval karjatamisringil
uuel hädalal kasvamast. Selles punktis, kus me praegu oleme, me oleme tegelenud sellise portsjonkarjatamisega, praegu läheb 4. aasta. Ja nagu näha, siis 35 päevaga on kasvanud selline taimik, ehk siis see töötab, ehk siis kogu aeg nagu mullaviljakus paraneb ja rohumass nagu suureneb. Et kindlasti, mida ei tohi teha ja mida ei pea tegema, on sellist ülekarjatatud ja üksikute tuttidega maha tambitud karjamaad üle niitma. Et see oleks nagu mõttetu keskkonna ja rahaline kulu. Et täitsa töötab loomadega karjatamise puhul. See karjamaa siin on karjatatud 2 päeva ja 2 päevaga on saavutatud enam-vähem ideaalne tulemus, et 10% rohututtidest on püsti ja mitte üle 50% rohust ei ole söödud. Ehk siis suur osa, siis 30–50% on maha tallatud, mis on nagu mullaviljakusele väga hea ja siis selle tulevasele juurdekasvule. Kuna loomi liigutatakse edasi iga 2–3 päeva tagant või ka 1 päeva tagant, sõltuvalt kopli suurusest, siis loomade juurdekasvule see mingit negatiivset mõju ei avalda, et nad nii palju rohtu maha talluvad, sest nad saavad ikkagi hommikupoole või järgmisel õhtul uue portsjoni kätte. Ehk siis see portsjon nägi 2 päeva tagasi välja nagu see portsjon siin kõrval. Üks oluline asi, millele tähelepanu tuleb pöörata portsjonite rajamisel, kui hakata portsjonkarjatamisele minema, ongi, et igale portsjonile jääks siiski vesi ja puude vari. Et kas see on puude vari või mingi muu vari, et loomade heaolu seisukohalt on see just oluline suvekuudel. Et sügise poole pole see enam nii tähtis, aga kindlasti juunis ja augustis on veel nii palju päikest, et loomad vajavad selle päiksest varju. Ja vesi on, tuleb leida nagu võimalikult ökonoomne lahendus, et looduslik veekogu on ideaalne voolav vesi. Ja kui seda ei ole, siis tuleb mõelda, kas võimalusel mingi pumba või torustiku kasutamise peale ja vee vedamine tsisternidega on kõige kulukam variant, aga kui muud ei saa, siis tuleb seda rakendada. Me oleme nüüd siin tagasi sellel portsjon karjatatud rohumaal. Käes on 4. november, mis üldjuhul nagu on Eestis karjatamisperiood kõigil lõppenud, aga siin ongi sellesama portsjon karjatamise võlu, et siin saab täiesti edukalt karjatamisperioodi pikendada. Et see rohumaa siin on puhanud 72 päeva ja on õige aeg lähipäevil võib juba siia loomadega uuesti peale tulla. Et siin on kõrval näha, kus suvel oli suur rohi, mis ootas nagu maha tallamist. Vahepeal on mitu karjatamisringi. Ja nagu näha, siis maha tallatud rohi on teinud just täpselt selle, et see on taganud selle, et siin ka novembrikuus on nüüd täisväärtuslik sööt loomadele karjamal. Ja üksikud rohundid, mis on püsti, 10% siis sellest rohumast, on endiselt püsti ja see on mõjunud kokkuvõttes sellele mullale ja uurestikule siin väga hästi.